tere sombust kolmapäeva hommikut. Nagu näha, siis me jälle jalutame. Tänane päev ei näe midagi erilist ette. Me ainuke nii-öelda kohustus, mis mul on üks loeng, vastsündinu eest hoolitsemise loeng. Ma võtsin siis selle virtuaalselt Kaara stuudiost. Sest esiteks ta on suht hilja, kell 6, et mulle sellisel ajal juba meeldib kodus olla. Et kui see läbi saab, siis on kuskil peale 7, 8, ligi 8 juba. Et ma pigem olen kodus aga muidu on mul veel ka palju koduseid tegemisi. On vaja süüa teha, pesu pesta. Et teeme need kõik koos ära siis. Mega hea. Ma eile sõin täpselt seda sama asja hommikuks. Enne kui ma asun selle hommikusöögi kallale, siis meie hommikune rutiin on olnud alati nii, et ma annan koerale süüa, siis ma pesen nii kaua enda hambad ära, näo. Me lähme õue, jalutame, olenevalt palju mul aega on. Üritan ikkagi hommikuti teha kõige pikema ringi, sest hommikul mulle meeldib kõige rohkem. See kuidagi aitab mul ärgata. Et tund aega umbes üritame jalutada, siis tulen koju, teen hommikusöögi, sest siis on juba kõht ka rohkem tühi selle aja jooksul ja siis söön ära ja siis mis iganes on vaja teha. Hommikuti ma pole tööle läinud juba 2 aastat, sest et kuna ma töötasin ameeriklastega, siis ajavahe tõttu ma alustasin alati tööd mis kell see oli? Kell 4 vist. Kell 4 alustasin ja siis nüüd viimasel aastal septembrist ma üldse otsustasin minna öövahetusse ehk siis töötada ameeriklaste ja austraallastega ja siis ma alustasin tööd kuskil kell 10 õhtul ja töötasin siis hommikul 6-ni või poole 7-ni või mis ta seal oli, aga seda ma tegin hästi vähe, sest ma tegin septembris. Ja siis ma sain juba teada, et ma olen rase, siis ma töötasin päevavahetuses, läksin päevavahetusse, aga seal mulle väga ei meeldinud. Ja seda ma tegin hästi vähe ka tegelikult, sest et mul oli õppepuhkus 2 kuud, pluss siis tavaline puhkus oli veel. Nii et ma chillisin kodus enamus ajast. Ja siis veebruar oli 1 täispikk kuu, kus ma ütlesin, et okei, ma tulen tagasi tööle ja ma tahan oma vana tiimi juurde tagasi, pluss ma tahan siis öösel töötada, kuna rohkem raha ka muidugi. Ja siis ma töötasin 14 päeva vist. 14 päeva veebruaris töötasin, et see meie täispalk oli siis 80% kohaga töötades. Öösel oli siis koormus oli väiksem, aga palka said sa ikka, nagu sa töötaksid 100%. Oleme siis jõudnud oma lemmikkohta meie diivanile. Siin on mul väike kaaslane ka. Juba teeb oma lõunaund. Ta on väike beebi. Oled väike beebi. Aga ma siis kasutan aega kasulikult ja selle asemel, et
vaadata telekat või telekas nagunii mängib mul taustaks. Aga et ma teen siis paar kooli asja ära, paar tööd, mis mul on vaja. Mul ei meeldi jätta asju viimasele minutile. Ehk siis kui ma tean juba mingeid ülesandeid ette, siis ma juba alustan nendega vähemalt varakult, et võib-olla jah, see protsess võtab kauem aega, kuna on vaja näiteks mingit pediküüri tööd teha, et ma ei saa neid ju kohe praegu siin ära teha. Et jah, vaikselt, aga ma ei jäta niimoodi, et viimasel hetkel, et mul on nüüd 5 tööd tehtud, nüüd ma saan selle õpimappi kokku panna. Ei, ma vaikselt täiendan seda, et see on mul nagu hästi paljude asjadega jah, et mulle ei meeldi asju jätta viimasele minutile, ma pigem teen nad nii vara kui võimalik ära, et pärast saan lihtsalt lebotada ja puhata. Ja tegelikult on mul vaja ka raamat läbi üks lugeda kooliga seoses mingi ettevõtluse või finantsteemal, aga kui ma natuke laisk, et minna sinna Viimsi raamatukokku või kuskile mujale, ma ei tea, mis siin veel mul siin lähedal on, siis ma tõmbasin alla Elisa raamatu selle 14-päevase prooviperioodi tasuta ja sealt ma leidsin siis ühe, et kuidas saavutada finantsvabadus. Äkki oli selle raamatu pealkiri, et see on see aasta ilmunud ühe naise poolt. Ja ma natuke juba kuulasin eile seda audioraamatut, et kokku ma peaksin, võtab see kuskil 9 tundi, et see raamat nii-öelda läbi lugeda. Nii et ma arvan, et täna ma ka päeva jooksul siin natuke kuulan seda ja siis lõpus mul tuleb selle kohta esitlus ja essee teha. Nii et tegevusi on küllaga, aga jah, et ma siis võtan ennast kätte ja proovin võimalikult palju täna ära teha. Nii, nüüd sai vist kõik välja võetud, mis on vaja mul pasta tegemiseks. Ma tegin seda paar päeva tagasi vanemate juures ja ma kasutasin seda toorjuustu, aga see toorjuust jäi niimoodi tükki, ta ei läinud niimoodi hästi vedelaks. Nii et ma ostsin küll neid juba mitu pakki, sellepärast ma kasutan ta ikkagi ära selle pasta tegemisel. Ja ma võtsin ta välja juba hommikul. Kell on praegu, kell saab 2 varsti ja ma võtsin ta välja kuskil kell 9 hommikul, et äkki ta toa soojana nagu sulab seal ahjus paremini ära. Aga mis veel läheb vaja, on siis spinat, tomatid, lõhe ja mingid spagetid või makaroni pastatoode. Need lähevad pärast koogi sisse, neid praegu ei vaata. Manhattani toorjuustu kooki esimest korda. Leidsin selle retseptis, kui ma koeraga jalutasin, aga ainuke koostisosad, mida mul pole, on need digestive või digestive, kuidas keegi ütleb, neid küpsiseid selle põhja jaoks. Siis ma otsustasin, et ma teen ühe teise põhja, mida ma olen ka varem teinud. Ma hästi mõnus ja krõmps jääb ja siis ma otsustasin, et jah, ma muudan selle põhja, teen selle katte, siis teen selle Manhattani koogi retsepti järgi. Põhja jaoks on siis vaja jahu, suhkurt, küpsetuspulbrit, muna, võits ja natuke soola. Soola ma ei pane, aga siin retseptis on. Suhkur on vaja võiga ära segada. Siis ma panen siia ühe muna juurde. Ja siis läheb, kuna mul mõõte topsikut pole, aga ma tean enam-vähem tassi järgi. Üks teelusikas
küpsetuspulbrit. Seda lõpuosa ma teen siis tavaliselt kätega. Et siis need jäävad nagu kuidagi rohkem need tükid. Et ta ei lähe nii ühtlaseks massiks. Siis pärast ära küpsedes ongi siuke mõnus krõmps. Et nagu muretaigna moodi. Ja põhimõtteliselt valmis ta ongi. Siis ma panin juba siia küpsetusvormi põhja, panin juba võid, määrisin võiga kokku ja nüüd ma siis lihtsalt ajandasin laiali. Nüüd lähme siis selle toorjuustu täidise juurde. Mis siin on kirjas 400 grammi kvaliteetset toorjuustu, ma loodame, et see on kvaliteetne. See on 400, ma natuke otsin siit välja, aga panen natuke vähem, pole hullu siis. Siis on 75 grammi suhkurt ja 2 muna. Okei. Ma pean nüüd kaal välja vaadata. 75 grammi suhkurt. Siis läheb terve see pakk. Kogu see pakk seda toorjuustu siia. Kaks muna. Päris hea näeb välja. Ta ei ole muidugi selline vahukoorene, et ta ei püsi siin. Ta ikkagi valgub, aga ega ta ei peagi olema selline. Maitseb magusalt. Nii, nüüd ma peaks selle siia peale kallama ja ahju panema umbes 20 minutiks, aga kuna mul on lõhe praegu ahjus, siis ma ei saa seda teha. Selle asemel teeme valmis siis järgmise, mis katte läheb. Kattesse läheb hapukoor. Nii. Hapukoort on kirjas, et 250 grammi. Nii. 250 grammi. 2 supilusikat suhkut. Ma ei tea, kas mul tulebki seda enam 2. Ongi suhkur otsas. Ja 0,5 teelusikat vanillisuhkurt. Jube palju suhkurt läheb siia, ma ütlen. Põhimõtteliselt on nii, et ma panen selle toorjuustu asja siia koogi peale, panen ahju 20 minutiks, siis võtan välja, lasen tal jahtuda, siis ma panen selle hapukoore osa sinna peale ja küpsetan uuesti 5-7 minutit, aga siis juba 230 kraadi juures. Ja siis ongi valmis. Nii lihtne ongi. Ma panen siis nii kauaks külmkappi. Lõhe tahab natuke veel küpsemist saada. Selline siis sai minu lõunasöök. Ta ei näe võib-olla kõige parem välja, aga siin on vähemalt kasulikud asjad sees, nagu spinat ja lõhe. Ja siis muidugi värska vesi kõrvale. Ja tisu. Senikaua, kui ma ootan, et kook saaks ahjus valmis, see pool tundi, mis see esimene osa peab olema, siis ma mõtlesin, et ma proovin siis seda asjandust. Tellisin Temust. Ma juba kraapisin koeravoodit natuke ja sain nii palju nutsakaid kätte. Ja nüüd, tal on siin vaibake siuke väike. Tema söögi
söögitoas nii-öelda. Ma proovin siit, tõmban siit järjest. Et ta saab siit ikka midagi kätte ja siit tuleb neid karvu. Aga jah, et oleneb materjalist, ta teeb sükest kohati nagu hirmsat häält. On nii tripu, on nii, teeb hirmsat häält. Ja näen, on sinu karvad. Sinu karvad on. Ja, sul on sülle vaja tulla või? No. No, kui sa tahad õue minna? Tahad õue minna, poiss? Ja tahad musi, ja lähme õue. Et ma siis, jah, ühesõnaga see toimib. Ma ei teaks midagi, mis toimiks paremini loomakarvade puhul. Selline on siis minu koogikene praegu. Just see põhi on juba täitsa ära küpsanud. Ma lasen sellel koogil jahtuda siin, sest senikaua käin koeraga õues ära ja siis panen selle hapukoore osa peale uuesti ahju ja siis peab vist jälle laskma tal jahtuda ja alles ma ei tea, mis kell ma saan seda süüa. Ma nii tahan magusat juba. Vesi maitseb nii hästi. Ma juba peaaegu unustasin ära, et mul on kell 6 see loeng. Ma kuulan ja seda audioraamatut nii kaua ja siis 2 tunni pärast login sisse sinna loengusse. See loeng kestis oodatust kauem. Ma millegipärast jah, nagu jäi mulle meelde, et ta kestab kuskil tund, poolteist, aga tegelikult oli 2 tundi aga mulle tundus, et ta oli nagu veel pikem. Ma ei tea, äkki sellepärast, et ma olin nii väsinud. Tavaliselt tunduvad asjad nagu hästi pikad, kui nad on sellised venivad ja igavad, aga see oli küll päris huvitav. Ma sain nii mõndagi uut teada ja siis homme ma saan saadetakse need failid siis kõigile osalejatele nagu e-maili peale, et see presentatsioon siis vist mis seal näidati. Sest mul seda presentatsiooni vaja pole, sest ma olin hästi usin kirjutaja, kirjutasin 3 lehte igast infot maha juba sealt. Ja natuke lisaks veel juurde ka siis, mida see ämmakas või mida see määta, kes ta ametilt oli, aga mida see naine siis rääkis. Võt, kell on 8:30 vist. Ja kuna mul on homme hommikul on hambaarst, siis peale seda on ämmaemand ja peale seda ma sõidan Padisele, sest et ma ostsin mähkimislaua ühe naise käest. Tol hetkel, kui ma kirjutasin talle, siis nad elasid veel Rocca al Mares, aga siis paari päevaga nad juba jõudsid välismaale kolida ja siis ilmselt ma arvan, et ta siis oma vanemate juurde viis selle mähkimislaua ära, et sellepärast on seal kaugel Padisel. Nii et ja kuna Padise tee peale jääb ka Keila, siis ma sõidan Keilast läbi sõbranna juurest. Ta just veebruaris sünnitas väikse kütrekese, nii et lähen vaatan nemad üle, kuidas neil läheb. Ja siis ma olengi ilmselt omadega nii läbi, et ma olen lihtsalt kodus, puhkan. Ma seda vlogima ei hakka, sest et jah, ma arvan, et ongi, et lihtsalt üks tegevus teise otsa ja mul ei ole aega midagi väga filmida sellest.
aga ma praeguseks käisin pesus ära, tegin näo puhtaks ja ma panen õhtuti, kuna mul on kuiv nahk, siis õhtuti ma ei pane isegi mitte öökreemi, vaid ma panen sellist maski. Siin on kirjas taga, et umbes kandke näole ja siis üleliigne, mis ei imendu siis nahka, see võtke salfakaga siis umbes maha. Mul ei jää mitte kunagi midagi üle. Mul imendub kõik siia sisse, naha sisse ja see on mega mõnus. Ja see lõhnab ka nii hästi. Et see on nagu idekas selline näomask. Et on siuke nii õrn ja kerge, et ma panen seda isegi kaela peale ka. Siis ma panen veel peale duši tavaliselt seda Mama Care. See peaks siis nagu hoidma ära venitusarmide teket, aga jällegi tegelikult ei ole mitte ühtegi tõestavat uuringut tehtud, et need kreemid ja õlid, need kõik aitavad. Keegi ei tea, need lihtsalt tehakse ja müüakse siis selle pähe. Aga ma ostsin selle, sest et siin on ikkagi naturaalsed koostisosad ja kuna kõht nagu venib ja see nahk venib, siis ja nahk on kuiv ka, siis eks ta nagu veits süke sügeleb, et ta leevendab vähemalt seda sügelust. Võt, aga ma kreemitan oma kõhtu ja selja ära ja siis lähen juba voodisse, chatin natsa Peikaga ja magama ära. Nii et siinkohal ma siis lõpetan ka selle vlogi. Aga sulle mõnusat olemist ja näeme järgmine kord juba. Tšau!